Täna hommikul avastasin, et lisaks mu naisele on meil voodis veel keegi kolmaski. Saage tuttavaks, tema on 1000 jalg. Õnneks ei ole ta mürgine ja on minu arvates täitsa muhe loomake. Sellegi poolest järgmise öö pidi ta paraku õues veetma. Nii, tere hommikust. Victoria jäi süüa tegema ja mind saadeti jälle kohviotsingutele. Vaatame, mis hinnaga täna siis kohvi leiame. Tahaks midagi odavamat kui 70 pahti. Aga siin on suht piiratud valik, nii et ehk leian miskit head. Hello. How much is the cappuccino? 100 pa. A little bit expensive. Okay, thanks. Hello. Sain pahandada, sest jalanõus ära ei võtta. How much is your cappuccino? 90. Okay, thank you. Nii, siin oli 10 odavam, 90 pahti, aga see ka ei sobi mulle. Vaatame veel edasi. See kohak on ka kinni, kus ma normaalse hinna eest cappuccinot eelmine kord sain. Siis ei saa kuskilt kohvi normaalse hinna eest. 90 pahti eest ma ka pole nõus võtma. Võtaks hoopis kookosed lihtsalt. Ütlen, et kohvi ei leidnud, aga see ka pole kõige parem variant. Ei, Indrek, tuleb ikka edasi otsida. Kohvi on kohe vaja, kookost saab ka hiljem võtta. Victoria kindlasti mõtleb jälle, miks ma kuskil pool tundi jälle kadunud olen. Tüüp ei leia lihtsalt kohvi mitte kuskilt. Victoria, ma ei leidnud kuskilt kohvi. 90 pahti oli kõige odavam, mis ma leidsin. Ega ilma kohvita ei saa ju hommikut alustada. Peab siis rollu võtme võtma ja kuskile, ma ei tea, 7-Elevenisse näiteks minema. 7-Eleveni poole sõites nägin ma tee ääres ühte mõnusat kohvikut. Ja ennäe imet, cappuccino vaid 60 pahti. Selle me võtame. Mission complete. Lõpuks ometi kohvid käes ja saime hakata hommikusööki sööma. Hommikusöögiks oli meil jälle loomulikult muna. Kohe peale hommikusööki ootas meid ees üks lõbus väljasõit. Hello everybody. Me suundusime sadamasse, kus meid ootas ees jetisõit Sigade saarele. Enne seda anti meile aga päästevestid ja viidi läbi mõneminutiline instruktaaž jetisõidu kohta. Mina ise olin varem jetiga sõitnud, aga Victoria jaoks oli kõik uus ja huvitav. Jetisõit Sigade saarele pidi kestma 1 tunni. Üsna pea aga selgus, et laine on oodatust kõrgem ja meie sõit venis seetõttu lausa 2 korda pikemaks. Ütleme nii, et kui alguses oli lõbus, siis pärast kui munad olid juba loksumisest siniseks läinud, enam nii lõbus ei olnud. Saage tuttavaks, see on Sigade saar. See pisike saareke asub kohe Koos Samui all. Saar on muutunud populaarseks sihtkohaks tänu seal vabalt ringi liikuvale seaperekonnale. Need sõbralikud sead ujuvad türkiis-sinistes vetes ja päevitavad valgetel liivarandadel. Las ma räägin natuke teile selle saare sünniloost. Kõik sai alguse Mr. Kitist, kohalikust mehest, kes pidas saarel väikest rannapaari. Ühel päeval nägi ta Surat Thani turul 4 hirmunud siga, 2 suurt ja 2 väikest, keda müüdi tapmiseks. Ta ei suutnud neid maha jätta. Ostis nad ära, viis paadiga saarele ja päästis nii terve seaperekonna. Nüüd saavad külastajad neid sigu toita ja igast piletist läheb ka osa kohaliku kogukonna toetamiseks. Ühesõnaga, ühe mehe suur süda muutis selle väikese saare täielikuks sigade paradiisiks. Ja nüüd on see üks armsamaid kohti kogu Tais. Oi, see on väga kuri, ajab kõiki ära. See ei meeldi talle. See tüüp mulle ei meeldi. See on naine. See on täiesti toll. Emane. Ta vaata jähib siin. Üks neist sigadest oli kahjuks ikka täielik siga. Tuli ja ammustas mul põlvest vere välja. Aga pole hullu, jäin ellu. Teised põrssad olid aga väga toredad ja reis sellele saarele tasus ennast kohe kindlasti ära. See saar ning sealt avanevad vaated olid lihtsalt imeilusad. Me veetsime seal saarel kuskil 1 tunni, mis oli täiesti piisav aeg. Enne äraminekut tuli saar kindlasti ka sisse õnnistada, ehk siis väikene põiepaus teha. Ja siis ootas meid juba ees 2 loksuvat tundi jetisõitu. Küll oli hea meel, kui jõudsime lõpuks tagasi Koos Samui saarele. Pool päeva sigade vaatamist oli meil korraliku lihaisu tekitanud. Õnneks jäi meie teele restoran, kus
pakuti laias valikus erinevat liha. No nii, tellisime siit restos siis mingi plaaditäie igast erinevat liha, veist ja siga ja kana ja aga soojenduseks teeme väiksed chungid. See on teil juba igapäevaseks muutunud. Kes seda kõike ära sööb? No nii, liha toodi letti. Lõpuks saab Pole süüa. paha, me oleme praegu ainult hommikusöögi peal ja siis paari õlle peal. See on meil tänane päeva toitumine hetkel olnud. Meile toodi mingisugune vedelik lauda, küsisin, mis asi see on. Ja tuleb välja, et siin sa saad lihtsalt käsi pesta. Nii et põhimõtteliselt on mõeldud, et tasud käsi kasutades siia liha kallale julgelt ja siis pesed kohe ära. Tema sööb muidugi noa ja kahvliga nagu haritud eurooplane. Kes aga nii haritud ei ole, sööb julgelt kätega. Ja ongi puhas. Oh jah, see oli küll ikka paras ports. Kõik kokku läks meil maksma 37,5 eurot. Bye, thank you. Ma tahan seda jäätist. No muidugi tahab pisikega jäätist. Kas jogurtiga või piimaga või šokolaadiga? Victoria otsustas jogurti jäätise kasuks ja kohe kiirelt hakatigi seda valmistama. See alus on külm, siis see asi külmub ära seal. Peale mõneminutilist pahtli labidaga mäkerdamist oligi jäätis valmis. Suured tänud ja ühest lusikast piisab, sest ainult Victorial jäi veel peale lihasöömist kõht tühjaks. Nii, esmased kommentaarid siis, kuidas maitseb? Väga hea. Väga hea! Väga hea. Oh, siin Maias mokka küll. Peale seda vaatasime ilusaid Tai tüdrukuid, nautisime õhtust linnasuminat ja sellega meie päev lõppeski.